Nii juhtuski, et päike laotas oma kiiret kõigi inimeste, looduse, veekogude, loomade ja lindude üle. Inimesed tundsid rõõmu, et päike tuli neile valgust ja soojust tooma, kuid nad ei teadnud, et kõrgel ja kaugel päikese sees oli imeline kullast loss, mis pakatas naerust, rõõmust, headusest ja helgusest. Kas? Ta ei saa mind kätte. Ma saan jah sind kätte. Ei saa. Jah saa. Äkki mängime kõndust. Okei. Saavad. Ma juba leidnud. Ühel päeval avastasid 2 hullavat päikesekiirt ukse, mis pakkus neile nii suurt huvi, et nad otsustasid selle avada ja vaadata, mis seal taga on. Üks päiksekiir ütles teisele. Oi, vaata, mis mina leidsin. Vaatame, mis seal taga. Avanud ukse nägid nad hoopis teistsugust maailma kui see, kus nemad elasid. Seal polnud küll nii särav valge kui nende juures, kuid siiski pakkus see koht neile huvi ning nad otsustasid seda maailma avastama minna. Päikesekiired võtsid hoogu ja hüppasid. Varsti jõudsidki maale, mis neid nii kutsus. Nad leidsid end haasal, kus õitses palju lilli, lendasid liblikad, mesimumid, kiilid ja rohus ronisid lepatriinud. Vaata, kui põnev siin on ja vaata, kui hästi siin kõik nõhtab. Päikesekiirtel oli nii lõbus ja põnev, et nad ei kiirustanudki oma lossi tagasi. Nii nad hõljusid seal aasal, avastades üha imelisemaid värve, lilli ja putukaid. Päikeselossis pandi aga tähele, et 2 kiirekest on kadunud ja hakati neid igalt poolt otsima. Nähes ust praakil aimati halba. Aga kui uks avati, nägid päikeselossi elanikud, kuidas 2 päikesekiirt aasal hullavad. Päikeseelanikud hüüdsid, et päikesekiired nende juurde tagasi lossi tuleksid, sest peagi tuleb päikeseloojang. Päikesekiired, palun tulge tagasi. Palun tulge. Päikesekiired aga hakkasid hoopis peitust mängima ja peitsid end sügavale muru sisse ära, et lossirahvas neid ülevalt ei näeks. Korraga kuulsid 2 päikesekiirt kellegi hääli nende poole tulema. Kuule, vaata, mis mina oskan. Juhu, nii tore. Vaata.
vaata, kui põnevad olavused ja nii armsad. oi, vaata, mis mina leidsin. Nii ilus. Päikesekiired otsustasid, et peidavad end poisi tüdruku südamesse, kus teised päikesekiired neid mitte kunagi üles ei leia. Nii mõeldud-tehtud pugeski üks päikesekiir tüdruku südamesse, teine päikesekiir puges poisi südamesse ja nii ei leidnudki keegi enam neid ülesse. Kuid poiss ja tüdruk tundsid oma südames äkki nii suurt kuumust, et panid oma kodude poole jooksu. Poiss arvas, et see kuumus tuli tüdruku kätest ja ta ei julgenud enam kunagi tüdruku juurde minna. Tüdruk käis üksi aasal ja tundes soojust oma südames, vaatas igatsusega päikese poole. Ta ei mõistnud, mis temaga toimub ning miks poiss ei tule temaga aasale mängima. Kuna poisi ja tüdruku südameuksed läksid tugevasti kinni, siis ei saanud väikesed päikesekiired sealt ise välja. Päike otsustas päikesekiirtele õppetunni anda ning ütles oma lossirahvale. Päikesekiired võivad siis meie lossi tagasi tulla, kui need 2 inimest sealt taas kokku saavad ja endast armastust leiavad. Aastad läksid, poisist oli juba noormees sirgunud ja tüdrukust imeilus tütarlaps. Noormees oli oma elu elades ära unustanud kõik nooruse põlve mängud imearmsa tüdrukuga. Töö, mida ta tegi, oli muutnud ta ükskõikseks, kuigi vahel ta ikkagi tundis südames mingit soojust. Hetkene soojus noormehe südames tuli ja vaibus sama kiirelt, kui oli sinna ilmunud. Samas tütarlaps tundis iga päev aina rohkem ja rohkem seda soojust, mõistmata, kus see tuleb. Ta käis iga päev looduses mere ääres ja hüüdis päikese poole. Päike, päike, tule välja kuldsest lossi väravast. Paista minu peale saa, et saaksin mina särada. Päikese poole nii hüüdes tuli alati päike kas või korraks välja, et kinnitada päikesekiirele, kes elas tüdruku südames, et päike hoolib temast väga. Tänan sind, päike. Ja tänan lilli, loodust ja inimesi. Ühel päeval, kui neiu taas päikest hüüdis, küsis ta päikeselt. Päike, kas sina tead, miks ma nii kurb olen? Leia esiteks oma südames armastus üles, siis tuleb kõik muu. Tänan sind, päike. Tütarlaps oli nii rõõmus, et päike talle hea nõu andis. Ta jooksid rõõmust aasale, tantsid koos lilledega, putukatega, kallistas puid. Jalutades ühel päeval aasal nägi neiu kedagi, kes nii väga meenutas talle lapsepõlvesõpra. Neiu tundis, kuidas ta süda hakkas aina rohkem rõõmust rõkkama ja lähemale jõudes tundiski ta ära selle sama noormehe, kellega nad kunagi koos lapsepõlve aasal jooksid ja mängisid. Noormees nähes neiut, tundis, kuidas ta südame juures läheb soojaks ja ta tundis ära, et see oli see sama tunne, mis tookord lapsepõlves. tere, mis läks
söösin nii väga. on sind ka. Kuidas sul läinud on? Hästi. nii saidki kokku kaua igatsenud sõbrad, kes olid end aastateks kaotanud maailma tegemistesse. Istudes veel mere ääres jäi noormas ja neiu kauaks ajaks vaatama päikeselossi poole. me tuleme kindlasti. Millalgi päikeseloss tagasi. Päike lahutas oma kiired neiu ja noormehe üle, kuni lõpuks loojus.